sõbrad, näete. Olen ise sunnitud rendikaga sõitma. Ja kõik sellepärast, et mu enda kõik autod on väljas. Ja V50, kes teab, kes jälgib teist kanalit, siis teab, et mul on üks V50 Volvo. Siis see on nüüd, see on siis õhtajad omadega. Mis tal viga on, võib-olla viin Marguse juurde vaatama. Mis tal viga on, et võib-olla saame teada, aga tõenäoliselt remontima enam ei hakka. Ja siis ma olen sunnitud tulema siia ühte autot vaatama. Ja vaatame, kas minu oskused valida autot on tasemel või mitte. Või siis saan kohe aru, et seda autot, mis ma tulen siia vaatama, siis polegi mõtet osta. Nii et lähme kohe platsile ja vaatame siis ära selle auto. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Täitsa huvitavad püssid on siin. Natuke rostetav. Ma isegi ei ütleks, et see kõige hullem on. Kahju. Nahk sisu, kellad. Kurat, ja see on LPG. Aha, siit on kõik. Ma ütleks, et mitte väga kriitiline. Auku ei ole. Rehvid on kõik mõranenud midagi. Siin ei ole midagi teha. Sinna alla peaks vaatama, reisk üldse ei ole soovisid ronid. No ei, siit ikka hakkad vaatama siis ja päris hull. Aga automaat ja hind. Nii, sama, mingi taksofirma on siia kõik autod ära toonud vist. Mis siin on? CNG 272 000. No see manuaal, seda ma ei taha. Siin on ikka päris hull. Kõik. No, midagi ilusat ka on siin olemas. No muidugi hind ka kohe 16 000. See on 3,5. Mis see on nüüd? See Golf, diiselautomaat. Too much. No nii, veel üks. No midagi hullu ei ole, väike on. Tagargid on täitsa ilusad. Vist mingi uus. Siit on ka väga ilus kõik. Mis asi on? Diisel 348 automaat. Mis seda maksab? 4000. 4 tonni. Nii, mille järgi ma tulin, siis see juba paistab. Nii, mina tulin võt seda vaatama. Tuled tunduvad natukene kasutatud. No ütleme isegi palju, ma ei tea, kas poleerimine aitaks nende tulede puhul. Tõenäoliselt mitte. Vaata margi ära. Sile. Täitsa okei on kõik. 3200, bensiin, CNG, gaas. 3200. Vaatame tagumised argid. Ka ilusad kõik. Kahjud kinni. Täitsa vaataks. 3200. Kurat küll. Praegu küll ütleks, et on
täitsa kena. Siin on ka sama, kõik on ilus. No ei ütle midagi, huvitav, kas mootoris on mingi viga või? Mine või võta võtina. Vaatame, tagumised kettad on okei. Siin ees poolid kettad. Eks ta võib-olla hooldust vajab. Aga no kere poolest. Kurat, parim Passat, mis ma näinud olen vist. Praeguse seisuga. Korraks lähen piilun. Nii, vaatame, mis siin on. No see on konkreetselt taksont, 2011. 1800, see on manuaal. Mingid istmekatted on pandud. Mingid rõvedad. Taga on ka. No suht ilus on. Ja katsengi. Ja see on 1800. Nii, vaatame. No siit on natukene värvitud. Siit on ka natukene tehtud. No siin on päris palju. Siit on midagi üritatud. Lihtsalt pandud kinni. Aha, no see on kõik need kohad. Ja 1800. No 1800 ainult. 1800 eurot, see on GG Passat 2011, mis ta läbisõit on? Läbisõit on 363 päris palju, eks sellegi poolest. Päris huvitav. Nii, ja mis see Passat siin teeb? Mis see Passat siin teeb? 5500, üks aasta lihtsalt uue. Siuke. No näeb ka väga hea välja, no. Ei saa midagi öelda. Siin on juba päris nahksisu sees. Formotion, nelikvedu ja sellepärast maksabki nii palju. Siin on juba õige täis nahksisu sees. Nii. 3000 maksavad kõigest siuksed Lexused. 3 tonni. Palun, terve Lexus. Nii, see. Siit peaks aknapesu käima vist. Pole midagi. Ka 3 tonni. No, sisu on muidugi äge reis. Mitme liitrine see on? 3,5. 3,5. Bensiinelekter. Hübriid või konkreetselt ongi bensiinelekter. Ma ei näe, kus seda laadides saab. Ega ma nendest Lexustest suurt midagi ei tea. Selline aste ja vahest. See on LPG peale. No jah, sellega on okei, sellega on kõik. Siit on nagu sellega on kõik. Aga see teine, vaatame korraks natuke kere poolest seda. Siit on esitiivad on ilusad, siit uks on ja taga on siin olgad. No muidu kahjud kinni on. Need on ka huvitavad püssid. 3.2 LPG gaas. Jah, õige, ma nägin seda. Siit näeb jube välja. Nii, see oli ka vist hästi remonditud. Ma ei tea, miks on pandud. Jah, nüüd tean. Aknapesu seda ei ole. 2,5 turbo. Näni. Hoppa. Täisnahksisu. Nii, palun. 2-liitrine, 1200 eurot. See on isegi automaat. Diiselautomaat. Jaa, palun, sõitke. Nii. Ma lähen nüüd piilun korraks seda punast Passatit veel. Lähen piilun seda punast Passatit veel. Vaatame, kas seal alt on ka midagi hullu või
ka on enam-vähem. Nii, sain võtmed kätte. No mis ma ütlen, no sisu poolest täitsa okei. 294 on küll läbi sõita, aga noh, ega auto hind on ka 3200 ainult. Vaatame korraks kapoti alla, mis seal toimub. Nii, vaatame korraks, mis siin. Nii täitsa tavaline. Õli on. Tundub, et vajab vahetust. Tumeda võitu on õli, aga ja ma ei näe mitte midagi siin. Mitte ühtegi tilkumist. Kurat küllaris. Kas tõesti võib olla pärl või? Nii. On bensiin täitsa. Ei, no tundub, et sumps on katki. Väga kaua hoiab. Näitan teile ka. Väga kaua hoiab pöördid ülemal. Peaks varem langema. Niimoodi. Lasi lahti. Ja pööratega on mingi jama. Vaatame, mis käib hästi teeb. Hoiab kuidagi pöördeid üleval. No see on sumps katki. Ja. Sumps on katki, jah. Ja mis selle käru konksuga on siis? Nii. Siin töötab. Kärukonks ei tööta. See on okei. No kire poolest on ta tõesti hea. Vaat see on sees. 0. Vaat see ei puhu. Ja näete, kärukonks põleb. Kärukonks on hea teada. Nii. Установили рычаг селектор положения P. Mix. Midagi on katki temas. Ei no kliima, see on 0. Kliima ei tööta. See on väga ohtlik auto reis. Siin jääb gaasisüsteem jääb peale. Ja seda ei tohiks niimoodi reageerida, nagu ta reageerib gaasipedaalile. Näete? Tuksen lahti, nii paneme niimoodi. Тягать. Проверьте тяговое цепное устройство. No nii, kes teab, mis see tähendab. Tundub, et sidur on siin õhta. Õnneks see on nii tark auto, et see ise ütleb. Lähen viime selle auto tagasi. Sellepärast ära antud ongi siia Baltikaari. Sest muidu on täitsa okei autona.
aga mulle tundub, et ei. Kõik asjad piiksuvad. See on nüüd parkimisandur või? Okei, nii. Ja ta ei sõida. Ta ei sõida nii, nagu ta peaks. Ta ei reageeri üldse. Tšaagavas sõpnoja. Kuradi ma ilus on, aga ei viitsi neid osta mingi, mis vajavad juba siduri vahetust vist. Siduri vahetust vist vajab. Ja kuigi ma midagi ei tunne, et kliima muidugi läbi reisk. See on vapsi võimatu sellega sõita, kui ta kliima läbi on. Ja tundub, et parkimisandurid ka mul taga midagi ei ole. Kõik piiksub. Kahju. Muidu oleks asjalik asi isegi. Sisu ja muu poolest mulle meeldib, aga tal on midagi perses. Midagi see pluss 40. 3200. Ma juba pigem eelistaks seda musta siis. Kas see oli, siin oli see must või? Ma vaatan korraks. Ei, mitte see. Vaid, ma kohe vaatan. Äkki see must. Jah, ma juba pigem eelistaks seda musta. Mis siis, et siin on niimoodi ja tegelikult seda ma ka ei eelistaks, seda ma ka ei tahaks. Karrooste hunnik. Perse, okei. No mis seal ikka? No kerja poolest on tehnika peab alt. See on vaja tehnikat. Nii et jätame selle siia. Las keegi teine võtab seda. No nii ärased. Võtke vastu minu uus tõenäoliselt. Kui nüüd Margus teeb meile dokid ka ära, siis uus takso tuleb linna peale. Käisin kiirukassin ära. Margust me ei võtnud kaasa. Margus blokis ja nüüd on siis jah, Margus ei tulnud kaasa, nii et hetkel siis on mul väike eksam. Hetkel on väike eksam, et kuidas ma oskan siis ikkagi lõpuks autosid valida, et möödas on praegu 3 aastat juba, kus me neid valime, et võiks nagu midagi nüüd ära ka valida. Läheb kohe tõstuki peale ja siis vaatame, mis seal on. Esmapilgu või tähendab, esmaarvutus oli see, et väga hea, väga super. Ja see on ju uus väljakutse Margusele, suurus. No nii, näitan seest ka nii kaua kui siin. Naine mul kardab, õige, ei olegi vaja. Näitan ka, muidu on 4-kohaline. Kõik on nahkistmed eesed, särgi. 4-kohaline pluss 2 istet siin, 6 täisväärtuslikku istet on siin. Automaatkast, LPG on peal juba varakult pandud. No nagu te näete siis, no ruumi on siin lahedalt. See on ka üks põhjus, miks ma ostsin, on just see, et nii, aastates, ma ei tea, mootori mahust, aasta leiate ise internetist auto numbri järgi. Mootori maht on 2,4. Jumalas korralikud nahkistmed, kõik asjad. Siit on natukene juba järgi andnud. Aga muidu, mis siin on, mis ma tean, mis on tehtud, on need pidurisilindrid, supportid ühesõnaga, on kõik korda tehtud, ära vaetatud. No gaasihooldusõlid, see on selge, korrosioonitõrje. Mis asja ta mulle veel ütles? Aku on 2 aastat vana. Ühesõnaga, päris okei on. Nüüd tõstame veel üles, vaatame üle. Rehvid tunduvad või? Jaa, rehvid ütles ka, et on suht uued.
ja nüüd nüüd ongi eksam ootab meid seal all. Eksam ootab meid seal all ja siis vaatame, kas on ikka kõik. Kuule, kas parkimisandurid töötasid või? Oled? On või? Kes pekkis? Kõik töötab. Kus juures... Kõik töötab. Jaa. Ainuke, mis on aknapesu vedelik on puudu. Ta ei näita. No puudu on ka sest. No ja tagumised rihmad ei lähe nii kiiresti, kui naine tahab. Naine tahab niimoodi, et siit lahti lasid, ta on juba seal. See on uued supportid, jah? Jaa, ta ütles, et supportid on tehtud. Jaa, ring pidi olema uus. Supportite, no nii. Ütles, et kuiv on mootor. Kurat, on ka, ne? Aus mees. Ei valetanud, jah? Okei, ütleme, et kas see püksid on vanad või ei ole või see on okei või? See on vist okei, nii. Näha on, et siin enam mutrit ei ole, aga... Okei. See on maa lõikamisega kõik. Nii kaua, kuni ta koos püsib on kõik hästi. Okei, see on maa lõikamisega. Ei no rooste koha pealt siin. Roostet siin ei olegi, siin on... Augud ainult. Jah, täpselt. Ei ole siin mingi auke. Siin on mõnusalt ära ülitatud. See on õli või? Ei no see on see kerekaitse vahe. Ma mõtlesin, et see on vesi mingi. Et kuskilt äkki sõitsin mingi lombist, kui siin proovi leida lompi. Siin tilgub, see on see konditsioneerivärk, aga see on jah, see ma mõtlesin see. korrosioonikaitse õli või mis iganes see on. Ja see pinn, mis siin natuke on, aga... Ei no, tagumine osa. Ei ole. Huvitav, kas tänapäeval on juba mingid uued variandid või? Punks on ja... Jah, punks on ja... See paak on küll huvitavalt välja toodud. Kas ta on tugevdatud siis või? Võib-olla. Pindmine rooste siin on mingistes. Jaa, pindmine rooste on. Ja kaua süüksel lastakse küljes olla. Aga huvitav, et seda... seal on istmed, selle pärast ei saa. Ei no istmed pärast ei saa. Jaa. No, siis mingi aja tagant tuleks lasta see paak ära vahetada. Võib-olla küll jah, seda on huvides. Jah. Terve. Midagi siin ei ole lopsutada midagi. Ei ole vaja, ma tahtsingi... Aga miisakus on näiteks. Jaa. Top 3 su autodes. Top 2. Mis see top 1 on siis? Jah. Volvo. Seda on muidugi raske osta 2018 aastani. Oleks mingi sakslane, ma võib-olla laseks isegi tõsta, aga kuna ta on Mitsureis. Need on siuksed, need võivad ju vabalt roostetada, aga noh, need ka hakkavad ju... Tegelikult kere peaks enne minema ikkagi. Kaua ta Eestis on olnud? Ei, ta on vist kogu aeg olnud Eestis. Uue natukene. Jah. Jube Eesti. Aga mis see läbi? 200. No isegi siukse salongi asjade pealt on näha, et 200 on. Jah. See nahkasjad, et... No nii järased. Veel üks päev ja veel üks õnnetus. Näitan teile ühte suurimat riski või suurimat probleemi, mis rendile andmisel toimub. See on siis, kui auto sõidetakse põhimõtteliselt katki niimoodi, et mis remont maksma läheb, ei ole teada. Kohe näitan teile autot. See Sonata mul siin ja see auto siis ostsin ma politseist välja. Auto oli avarii teinud ja siis näitan teile vigastusi.
et siia sõitsis sisse kuskile posti pani. No, et muidu, muidugi kahju, aga see ei ole kõige hullem tõenäoliselt, sest kõige suurem probleem on siin. Et siin on veermikuga on tõenäoliselt mingid probleemid. Palju see kõik maksma läheb? Ma ei tea. Seda saab öelda Margus ja tema juurde me kohe lähme. Kohe näitan teile ka, mis seal siis sees toimub. Minu nii-öelda mitte ekspertne arvamus või teadmine on see, et on, kas on rooli otsaga, ma isegi ei tea millega täpselt, aga ma kohe lähen autosse näitan teile siis, mis seal siis viga on. No nii, et aru saada siis, mis siin toimub. Ma pean selle autoga sõitma hakkama. Muidugi kütused asjad on ka kõik siin otsas, sellest ma üldse ei räägi. No vaatame, kas mul õnnestub näidata ka siis midagi. No nii. Ma ei tea, kas teil on juba aru saada või mitte. Ma küll kaugele sõita ei saa, sest vot nii on otsa. Ja mis vead seal all on praegu? Seda me teeme kohe selgeks Marguse juures. Kohe ESP läks tööle. Niimoodi siit, sinna tännavat niimoodi üksik kaama. Eks üritame kohe varsti selgeks teha, et mis viga siis on. Ma isegi ei tea, kas Margus on kohal või ei ole. Pidi olema kell 12. Ai, see ongi Margus. Oi, kus on puhanud mees. Otse pole nähagi midagi. Polegi näinud Margust nii mureliku näoga. Ei tea. Kas seda siin aru saab? Rooli ots on ka värikastes. See on kindel. See nii ei tohiks olla. Äkki selles ongi asi? Ei ole, No hea küll, natukene võib-olla on kõveram kui too seal. Ei, see on kõver. Jaa, seda ma olen nõus sinuga, aga kas see niimoodi rooli mõjutab või? Kõik küljes. Ka kõveraks läinud äkki. Ülemise otsa ära läinud. Tal keegi sõitis sisse siia või ta sõitis No ta sõitis vastu posti sellega. Tõenäoliselt sealt niimoodi löök tuli. Ma arvan, et see tuli niimoodi löök. Näed, siit tuli niimoodi sisse. Ja siis pani sellele. Aga roolisüsteem. No roolisüsteem äkki on siis see hoopis siin katki. See mõtlesin ka nagu õige koha peal. Käel nüüd kõver ei ole, siis midagi. Äkki peab sõidu ära tegema ikkagi, et sa saaksid aru. Ei mõista aru saada, kas ta kuskilt on veel painutanud sellesse või ei ole. No vaata, siit on kohe näha, siit on need tükid maha tulnud, vaata, on ju.
aga ta ei ole ka nii suur löök olnud. Ma kõige rohkem kahtlustan, et äkki siit on välja tulnud või midagi. Tule pigem. Ta tuleb ju, Kuradi algaja reisk. Mul asja sõidab otsa. No võib-olla ongi ainult rooli ots, vaata. Ja nüüd peab rooli otsa ära vahetama ja Sillari kulli tegema ja siis saab edasi mõõta. Jah. No näed, kui kõveralt on. Ikka väga. Ei, no ongi, vaata, kui sa keerad rooli otsaks, siis ta keerab selle ratta ära ja siis ta sõidab siin. Okei, sain aru. See sõidab otse, kui see sõidab niimoodi, siis auto läheb sinna. Okei, nii et oleks võinud isegi kiiremini sõita. Ma tulin siukse aeglase sõiduga, et... No jah, vaata, sa ei teadnud ka, kas siin midagi lahti katki. Jaa, ma seda ei teadnud. Vähemalt kõik. Aga midagi vahele ei jäta, ei ole siukest asja, Kus juures vilin on ka ära kadunud, ma ei tea, miks. Võib-olla vaatab veel. No nii, kes vaatas ei saanud aru, siis teen kokkuvõtte, et mis siis viga on autol. Ratas, ma ei tea, kas on üldse aru saada või ei ole. Ühesõnaga, ratas on kõver. Ratas on, sai siis paugu siia. Rooli otsa tõmbas kõveraks natuke sissepoole, ehk siis kui niimoodi näidata, siis no ma ei tea, kuidas näidata, niimoodi tõmbas teda kokku ja tänu selle ratas on väljapoole natukene. Sellepärast ratas ka vilistab. Õnneks tundub, et hetkeseisuga siis plaan selline, et rooli ots vahetame ära, siis ta läheb kokkujooksu tegema ja siis vaatab edasi, et võib-olla ka, mina ei tea, kuidas seda nimetatakse, aga see, mis siit otse alla jookseb, see võib ka olla kõver. Ja kui see on ka kõver, siis see tuleb ka ära vahetada ja selle tõenäoliselt peab siis romulast otsima. Nii et sellised lood. Margus arvas, et ei midagi drastilist. Tiivaga ma ei tea, mis teha. Võib-olla Margus lihtsalt tõmbab selle natuke sirgemaks, paneb selle stange siit ühtlaseks ära, aga no mingi kosmeetilist ma küll tegema ei hakka. Nii on. Nende rendikatega nii on. Muidu sellest, kui seda kõike hakata tegema ideaali, siis tulust ei jää midagi järgi. Nad siuksed lood. Muidugi see, kes rentis seda suure suuga, lubas kõik kinni maksta. Aga noh, ma olen juba see inimene, et ma lihtsalt sõnu ei usu, et kui siis tegude pealt vaatame. Loodame, et peab sõna ja maksab kinni. Nii et pärast, sellega on kõik. Selline see video praegu sai. Selline see rendimaailm on praegu seisuga, nii et midagi teha ei ole. Vaatame, kuidas see edasi kulgeb. Aga järgmise kohtumiseni.